tule Tiit, ütle ka paar kõva sõna. Kõigepealt muidugi võiks küsida, kas sind Hirvepargi aastapäevale ka kutsuti? Ei, seni ei ole veel kutsutud, aga seal on organisaatorid olemas täiesti. Lugupeetud rahvuskaaslased, väga austatud inimesed, kellele veel Eesti saatus korda läheb. Siin minu kauaaegne kamraad rääkis rumalusest, aga Vana-Kreeka filosoof Sokrates ütles, et rumaluse vastu on ka jumalad võimetud. Nii et siin ei ole midagi parata. Me püüame muidugi igaüks jõudumööda õppida ja ennast arendada, aga see, nagu siin praeguses Eestis paistab välja, ei ole väga palju tulemusi kahjuks andnud. Juba Eesti tuntud rahvateadlane Oskar Lorits kirjutas 1955. aastal Paguluses Rootsis ilmunud raamatus, et eestlastel on väga tugev kultuuriidentiteet, kuid puutub täiesti poliitilise mõtlemise võime. Noh, mina otsekohes inimesena võin ütelda, et Lorits oli, ütleme, lojaalne, Eesti rahvale lojaalne inimene ja pisut treeris seda olukorda. Mina arvan, et meie hulgas on liiga palju lolle, kes ei ole suutelised omale isegi selgeks tegema, mis siin Eestis meie ümber toimub. Kuna tarvitatakse seda informatsiooni, mida meile peavoolu meedia pakub. Mind hakkas valitsev rumalus häirima juba ammu, kuid peale seda, kui 2010. aastal ma tegin veel katse Tartus toimetatava pingviinide paraadi ajal inimesi kutsuda välja, et protesteerida selle poliitikute käitumise vastu, kes masu ajal, tol ajal oli 170 000 töötut Eestis, et nad kutsuksid kas või poliitikud korrale. Me pakkusime 300 portsu väga maitsvat hernesuppi veel inimestele. Ja inimesed tulid kohale, kõik 300 portsu söödi ilusasti ära. Ja siis ma kutsusin, et näitame nüüd seal Vanemuises kogunenud ladvikule ka oma meelsust. Meelsuse näitamisele saabus kohale umbes 50 inimest. Nii et tehke järeldused meist. Ja siis mul sai sellest olukorrast siin kõrini ja otsustasin mitte enam seda tsirkust kaasa teha ja siirdusin samal aastal Pagulusse. Aga nüüd, kui vahepeal on siin toimunud mitmed sündmused, millest Eesti inimesed on osa võtnud, mida on küll näiteks, ma pean silmas 24. veebruari Läti külastust, kui hinnanguliselt kohal umbes 5000 inimest. Muidugi meie rumalad poliitikud hakkasid osavõtjaid mõnitama, aru saamata, et rahvas on äkki üles tõusmas, et inimesed on hakanud mõtlema ja neile läheb korda, mis meie riigis toimumas on. Nemad ei suuda seda aru saada sellest ja ilmselt ei suuda ka tulevikus aru saada. Ma olen peaaegu kindel, et tänane meie umbes 1000 inimese osavõtjaga meeleavaldus
vaikitakse maha, sest neil ei lähe see korda. Aga kui me võtame kaasa kõik oma sugulased ja sõbrad ja koguneme üks päev Toompeale ja meid on 10 000 inimest, vaat siis hakkavad toompealased ka mõtlema, et kas nad on targalt üldse oma mineviku poliitikat ajanud. Nii et ma sooviksin, et me kohtuksime kunagi tulevikus Toompeal. Edu teile!